Keskpäev Tallinna Reisisadama teeterminalis. Just on väljumas järjekordne reis Soome ning autode rivis võib näha erinevaid suuremaid ja väiksemaid sõidukeid. Politsei omakorda peatab valikuliselt neid ja kontrollib, mis lastiks on. Tegemist on rutiinse kontrolliga, mille eesmärk on leida ebaseaduslikult riiki sisenenud isikuid. Siin viimased 2 nädalat on pisut rahulikum olnud, et kui me päris sellist viimase 2 nädala statistikat vaatame, siis selline circa 10 migranti oleme tabanud siit nii Tallinna sadamast kui ka siis linnast. Et selline väike vaibumise märk. Tõsisema rändekriisi perioodi alguseks võib lugeda 22. juulit, kui esimesed ebaseaduslikult riiki sisenenud inimesed avastati. Sellest ajast kuni tänaseni on avastatud neid üle 100. Nende põhiline eesmärk ei ole jääda Lätti ega Eestisse, pigem siit edasi liikuda Euroopasse. Lätti tagasi oleme saatnud 30 inimest. Kas see on korrektne, sest Lätti nad ju jõuavad ilmselt Valgevenest? Nii on kokku lepitud Euroopas, et esiteks, et need, kes siia praegu on tulnud Valgevenest tuleneva ränderünnaku taustal, on ennekõike Afrikast ja Lähis-Idast. Ja Euroopas on selliselt kokku lepitud, et sinna, kuhu ütleme siis sisserändaja satub, kes on riiki sisenenud ebaseaduslikult, see riik sellega tegeleb. Vastav kokkulepe on meil samuti Lätiga, et need isikud sinna jõuavad. Pigem võib riiki omavalitsused siin ette sattuda siis, kui rändesurve suureneb. See paneb proovile meie ütleme siis sisemised protseduurid ja kokkulepped. Ja siin on nüüd oluline, et kuidas meie riigina suudame ära tunda sellises keerulistes olukordades selle inimese või ametkonna või ka kohaliku omavalitsuse, kes on ütleme ülekoormatud, kes on läbipõlemise piiril ja seal siis minna nagu õigel hetkel appi, käivitada mehhanismid, mis sellises kriisiolukorras peaks aitama kaasa. Kindlasti oma kontrolltegevustega jätkame, et koos siin Maksu- ja Tolliametiga ka, muidugi käsikäest kontrollid siin, näiteks siin Vanasadamas ka käivad. Et me oma valvsust ei kaota, samamoodi oleme päris palju siis rõhku pannud nendele menetlustoimingutele, et pingutasime ka seal vallas ja oleme seal ka, ma arvan, et tänaseks päevaks päris heas seisus. Kinnipidamiskeskuses viibib hetkel 107 inimest ning koht ise kindlasti ülekoormatud ei ole. Nende kõigiga tegeletakse ja nad ootavad seal juba edasisi otsuseid.